nii, kell on 21 lõi praegu. See on nüüd juba poole aeg, ehk siis ta meie aja järgi oleks 22. Ja me jõudsime nüüd just natuke tagasi, 10 minti siia Elki, kus meil oli see ööbimine kirja pandud. Koht on jumala ilus, aga nii hilja jõudsime, et siin ei jõua enam midagi teha, väljas jumala pime juba. Aga nüüd me siin, ja restoran ka kinni plaanisime siin teha onu sünnipäeva suure mingisuguse. Nüüd saime pähkleid. Ja nüüd saime pähkleid siis. Ja 2 õlut saime. No õlut saame veel. Nüüd tuleb tüdruk me selle, kes tellingu õlut veel. Need mingid sõjaaegsed siuksed autod sõidavad ka siin ringi. Siin on nende mingi autode näitus on ka. Et jah. Aga nüüd ta jäi seal seisma. Okay. And money we will give him. Yeah. Exactly. Okei, selle asja peale me läheme nüüd. Sa istu ette äkki või? Hello. Так, я буду заключать двери, да? Mussolini. Эта дорога летом 40 года была выключена. Это было так, но... Praegu sõidame betoonteed mööda, mis on... C-klassa, 3 kategoria bombardirovки, да. Aha, siin on mingi omi variant. А теперь будет первый сорт, первая класса, супер категория против бомбардировки. 8 бункеров А категории в целой квартире, 6 в первой зоне, здесь туда второго зона, и здесь мы катаемся под больше из все, номер 26, тоже А категория. Посмотрите, как больше элементов. Да. Тут есть стены по 3 метра, строп 7 метров 50 сантиметров. Totalna destrukcja. Żeby takiego destrukcję сделать, sapery germańskie włożyli, tak około 10 ton do tyla. A gdzie oni этот бетон делали? Здесь близости где-то? Tu budowali все. Tu budowali. Jak budowali taką rekonstrukcję, dawali żelazodrogi. Aha, da. Tak dobrze w prawo. Pamiętaliśmy. Kosztowna konstrukcja. Fundament stał. Zaczęli działać budowę. A эта трасса, так мы teraz wjeżdża, tam jest, да, эта трасса как приехал он ехал, знаешь, Оплем Кадеты. Это его трасса, так мы teraz катаемся. Матрешка. Ale нет 7 бункеров, как в матрешке этих бабушек, да? Не 7. Нет, только tu po lewej, po prawej pierwszy, a w nią стоял mniejszy, pomniejszy. Czyli mniejszy стоял i jak budowali na nią, budowali ten большой. Как будет бомбардировка, как будут стирать, это огромный достанет. А mniejszy будет дальше, хорошо. Как бы на его попала конвенционально prawie 6 тонн английская бомба, нет проблем. Они дальше были бы живы. Еще ten mniejszy bunkier, это был бункер hermetический. Как тоже было...
ööbimas Toruni linnas. Ja me saime päris sellise tehnika imede peal toimiva hotellitoa. Et tulime tuppa, vaatasime, suur peegel siin, nii tere hommikut on ju. Aga Urmas hakkas vaatama, et televiisort ja huvitav imelik, mingi telekapult on muret laua peal ja näita, mis siis nüüd sündis. Kuidas me siis jälitasime, kus see telekas siin toas on. Läheb käima või? Ei nüüd ei lähe enam. Et ta enne ka läks, ma ei tea mitmendal korral. Võib-olla tal on mingi soojenemise aeg siin. Nüüd hakkab tulema midagi vist. Mingit kasti ma näen. Aga ikkagi pilti pole. Lõhkusime teleka ära. Rohkem neid ei saa olla neid. See on meil siin üks väike rõdukene on meil siin ka veel. Aga kuna siin on nii palju teistel ka neid siin lähedal neid igast istumiskohti, siis vaevalt me seda nii väga kasutame. See rõdu on ka. Liftiga sõitsime me siia üles, lift on siit näha. Siis sinna ette nüüd käib mingisugune varb sein, et seda tuba annab nii peendaks teha, et said teleka lahti või? Ei saanud. Nii. Valida uks on selline täispeegel. Nüüd siia sisse ka. No, sitapott on nagu sitapott ikka, aga mina vaatasin, see junn minust siia jääb, sest et mina vett peale ei oska tõmmata. Mis ma katsusin seda vidinat siin ja siis siit lõpuks midagi tuli kuskilt. Aga siis... See ridikardi siin on ka muidugi oma. Dušijärk on meil siin siuke peen. Isegi ma ei tea, kuidas see käib, sest et... Nii, telekas mängima ei läinud? Ei. Okei, proovin pärast uuesti. Leitsime teleka üles seina pealt, palun. Siukese suure peegli sees on televiisor. Hea seda vaadata küll ei ole. Sellist imet ei ole nagu väga enne nähtud. Et jah. Ei ole jah. Välismaa rämps. Oot siis ja mis? Ja siis tuba on iseenesest väike, aga selline väga põnev. Lapsed nagu jälis imedemaal praegu. Ootsid nuppu läks käima, siin ei saa ja aga see lugu siin maksis meil siis 93 € lõpuks. Lihtsalt käima ei saa kinni. Linna nimi on Torun, kus me oleme ja see on Euroopa üks, no öeldakse, et kõige kuulsam raekoda, mis on säilinud, tähendab sõja purustust, sõda pole purustanud ja siin selle linna vana linn on täpselt samamoodi, et sõda käis siit niimoodi mööda, et ei lõhkunud ära seda. Me oleme nüüd siin olnud, me tulime meelega siia natuke varem. Oled tulnud oma kaameratega siia? Jah, kaameratega ja ilmatüdrukutega, et saaks natukene ka niisugust lihtsalt niisama jõmistada kuskil. Ja võt siuke ta välja näeb. Selja taga oli eriti uhke maja, sa pead tegema... Ei no ma tegin, aga sellega on see jama, et see varjab ära see kuramu see sirm siin. No vot, siit läheb nüüd pikk tänav edasi, see on nagu nende peatanav, kui me siit vaatame, me hakkame sööma. Kui me ära sööme, siis me räägime rohkem, ma ei viitsi praegu rohkem rääkida, ma peaks nagu siis püsti tõusma ja see on raske. Me ei tulnud siia rääkima. Me ei tulnud rääkima täpselt, meil on siin kurat tähtsamatki teha, kui mingit jama ajada. Aga igal juhul praed ja värgid saime me tellitud, nii et see on nagu natuke nagu Anu sünnipäeva moodi asi ka. Ma ei tea, ta küll tellis ise mingi salati ainult, aga noh, okei. Asi seegi. Nüüd me siin niimoodi rahumeelselt istume, kavatseme süüa ja nüüd tuleb välja, et siin on mingi protestimarssi oleme ennast mässinud. No siis hakkam protestima. Et Urmas loodab, et seal on paljaste tissidega naised äkki. Et temal on nagu nii savi, kelle poolte vastu need on, et peas, et sellised seal oleks. Arume mitte muhvi keesa, mis sa seal kirjutavad. Aga uskuge mind, me pole seda lavastanud praegu. Kui nüüd keegi ütleks, mis toimub, siis saaks nagu aru, oleks tore. Mina olen poolt igal juhul. Kui ma joon veel ühe õlle, siis ma arvan ka, et ma olen poolt. Lapsed on mõnega. Sai
ei tea, mis sinna kirjutatud on. Ja ma ei tea. Midagi, see on mingi naisõiguslased. Naiste värk on. Naiste värk on, jah. Leeberum veto. Väga palju, et siis... Ei ole. Siis ei vaadata ka. Kuule. I'm really sorry for that. Meile toodi süüa siin. Ma natuke ikkagi seda võtan peale ka, et ega iga kord ei tooda näiteks süüa. Anul on salat. Siin ei ole nagu midagi vaadata, eks. On lihtsalt mingi kuradi junnid Mul on väga midagi süüa. Aga minule toodi siukene värk ette. Ja siin on mida juba vaadata. Kartulipudru on peekoniga. Ma ei mäletagi, mis see plögin on, mis siin kuradi peal on. Aga see vist oli mingisugune liha. See on igal juhul seenesoust. Ja see peaks olema siniharidusjuustu kaste, nii et siin tuleb tuld anda ainult. Väga uhke. Jälle kord Toruni linn. Ma leidsin siis vahva platsi. Urmas on meil selline, kes istub kuskil maas ja tema viitsi liikuda. Ja jõudsin juhuslikult siia jõe äärde ja täitsa ilus pilt avaneb. Väga vahva linn on, ilus. Pidi olema teise maailmasõja ajal pommitamata jäetud. Ja me sattusime ühte, tundub, et päris sellise autentsesse Poola kõrtsi, kartsmaa, nagu nad nimetavad. See on vana kilakola täis. Meenutab mingil päral Lõmme kõrtsi, kuigi meil ei ole seda kilakola seinte peal isegi nii palju. Suur. Lähen siit natukene edasi siia nurka taha. Lõhm on ka selline imelik siin sees. Kuskil vanas talumajas. Väga sarnane tõesti. Sa põnev, mis siin süüa antakse, aga praegust ei ole lõunaaeg, siis me süüa ei kavatse siin. Siis nüüd on niisugune atraktsioon, et oleme Augustovis sadamas, ostsime laevapiletid. Lähme teeme 1,5 tunnise niisuguse laeva reisi siin nende kanalite peale. Niisugune laev, niisugune sadam, rahvas. Aga huvitav on see, et vihma hakkas sadama. Juba siin tegelikult on mitu korda niisugust hoogu olnud. Nii et ma siis filmin pärast veel. Läksime liikuma, laev pöörab. Nii et see on see sadam, kus me olime. Ja nüüd me hakkame sõitma mööda neid kanaleid ja järvesid. See Augusto on muidu omale ilus koht suke, aga kuradi sajab siin praegu. Kardan, et sajab objektiivi märjaks. Proua istub ka siin, et kui keegi ära ei tundnud. Täiega sajab praegu õues ja päike paistab ka. Ilmselt on kusagil vikerkaar. Ma siit väga hästi seda ei leia. Kuradi ilm, ma ütlen. Päev läbi ajas sihukest udu. Nüüd on udu. Ajas sihukest sooja alla ja nüüd hakkas sadama, kui seda kõige vähem vaja oli. Murphy tegutses jälle. Nii vahvad leinapajud on siin.
see kapten siin räägib ka midagi, mis vasakul ja paremal pool on, aga no me ei saa nagu eestlasele kohane muffiga aru, nii et ma ei tea, millest ta rääkis. Siin laeva taga masinaruumis, siin on mingi katusealune, et siin saab nagu istuda ja siin meil on õlled loomulikult kaasas, nii et me saame väikse õlle siin juua ilma, et ilma väheotsa sajaks. No vot selline on see Manali äär ja ta on muidugi hästi ilus ja kihvt. Ja need on kõik on jah mingid hotellid ja ööbimiskohad. Nii et see on täitsa siuke koht, kus mina ütleks, et minu arust on siin palju huvitavam puhata kui mingisuguses liivarannas sobot. Või mis sa arvad? No siin näiteks jälle igavene kalur ka on seal ja kalur istub ja siis on seal see sanatoorium või mis ta seal on. Aga igal juhul on see ära mul seda ümber ajadena. Väikestega saab ka alati muidugi sõita, eks ole. See tundub niuke päris kulda ja karda täis olevat peenike asi. Pärast siis võtan veel lõpikese videot. Seal vist on mingi veesoosamees. Aga mis teda veab huvitav? Need on eetis ilmselt ikkagi. Siin on ka mingi siukene laevasõit on siis ühesõnaga täna on siin ikkagi sõidavad igasugused lännikesed. Siin on üks jeti ka veel, aga no ja see oleks olnud see 3-tunnine reis, aga siin on ka üks inimene on näe peal ja rohkem siin ei olegi. Ja siin on üks inimene, jah. Eelmine kord me mingi siuksega sõitsime. Umbes siuksega. Või oli see täitsa see sama? Kuule selle samaga sõitsimegi eelmine kord. Ei tea midagi. Kalurid.